Joo, enne kui me selle videoga alustame, tuleb paar asja läbi käia. Nagu te näete, mul on jälle prillid peas. Need on juba kolmandat videot järjest, kolmandat prillid, mis mul peas on. Mul lihtsalt on nii palju prille. Need on minu vanaisa vanad prillid. Oh my god, te näete, et ma kasutan oma vana lampi alles. Okei, ma võtan ruttu prillid peast. Samuti, nagu ka eelmises videos, sooviksin esitleda oma kaelakeed. Eelmine video oli mul kaelas mu sünniaastaga kaelakee. Seekord on mul kaelas buubidega kaelakee. Miks me täna siia kogunenud oleme? Mulle kirjutatakse ilma naljata igapäevaselt, et ma teeksin video, kus ma reageerin kõigile selle aasta Eurovisiooni lauludele. Laule on 39 ja kui ma iga laulu põhjalikult läbi käiksin, siis see video oleks nii pikk. Nii et ma võtan ette recapi, kus on igast laulust siis nii-öelda parimad osad. Ma olen põhimõtteliselt kõik need laulud ära kuulnud ja mul on oma kindlad lemmikud. Muidugi on meil Eurovisiooni bluus seljas. Selle bluusi sain ma, kui ma käisin 2018 Eurovisioonil. Kui te ei ole näinud Eurovisiooni vlogi, infonupul on link. Ma olen Eurovisiooni ustav fänn olnud nii kaua, kui ma mäletan. Minu jaoks Eurovisioon on olulisem kui mu sünnipäev, olulisem kui mu ema sünnipäev, olulisem kui kõik muud sündmused aasta jooksul. Kas ma eelmine aasta nutsin, sest Eurovisiooni jäi ära? Jah, nutsin küll. Siin me oleme, reageerime kõigile 39 eurolaulule see aasta. Toon välja oma lemmikud, annan teile mingisugust inputi, eks me näe, mis siin saama hakkab. Ärge vaadake seda ja oodake head muusikakritiku arvestust. See on meelelahutuslik video, see ei ole, ma ei viitsi võib-olla liiga palju keskenduda. Albaaniaga oli mingisugune jama, kas Albaania mitte ei läinud ära Eurokalt? Kas neil mitte ei olnud mingi jama, et nad nagu ei osale? Okei, vist ikkagi osalevad. Ma näitan neid asju ka teile siia vahele. Eurovision odds ehk siis mitmendale kohale kedagi ennustatakse ja Albaania on minu arust kõige viimane praegu. Albaania on kõige viimane. Eestit ennustatakse 37. kohale. Tehke selle infoga, mida tahate. Ütleks, et see aasta siin on veel halvemaid laule kui see Albaania oma, aga ta on suht mitte midagi ütlev. Ta on suht siuke, ta ei tekita sus mitte mingit emotsiooni, ta lihtsalt on. See naine, kes see laulab väga ilus, väga gorgeous, laulab väga hästi. Aga ta ei nii palju, kui ma seda praegu siin kuulasin, ei tekita mitte mingisugust emotsiooni ega sellist wow-faktorit, mis on Eurovisiooni puhul ima väga oluline. Kuskil seal all ta minu jaoks ka on. See oli Austraalia laul. Ma loodan, et Montaignil on kõik hästi. Ma loodan, et tal on kõik korras. Selle järgi siin ei tundu, et tal oleks kõik korras. Ja see on okei olla mitte okei. Austraalia eelmisel aasta laul mulle sitaks meeldis, see oli üks mu lemmikuid. Lasengi teile seda siia vahele. Ma lasen teile kohe refräänini. See on Austraalia eelmise aasta laul samalt esitajalt ja see aasta tuli see sama artist sellega. Are you okay? Vokaalselt väga tugev, nagu tõsiselt tugev artist. Halb asi selle laulu juures on see, ma kuulasin teda paar korda irooniliselt ja nüüd, kui see laul tuleb, ma veits isegi vaibin teda. Mida rohkem sa kuulad seda rohkem see sulle meeldima hakkab. Okei, liigume edasi. Jällegi suht mitte midagi ütlev laul. See aasta on 2 laulu, mis on Amen nimega. Hästi usklik seltskond on meil siin seekord, mis on jumala fine muidugi. Ma reaalselt ei oska selle laulu kohta mitte midagi öelda. Selles suhtes, et ma mainingi siia ära, et need laulud, mille kohta ma midagi öelda ei oska ja mida ma teile lihtsalt lasen siin, ma kompenseerin seda nüüd sellega, et osadest lauludest ma räägin väga palju. Minu arust sellele ennustatakse ülihead kohta. Okei, never mind, 18. Võib-olla see on siis fännide lemmik, sest ma olen seda nime ülipalju igal pool näinud mingi Eurovisiooni gruppides ja asjades, kus ma olen. Aga minu jaoks on suht mitte midagi ütlev laul. Suht siuke nagu kohatäite.
Belgia on hästi-hästi kriitikute lemmikud. Läheb neile inimestele peale, kes veits rohkem muusikat mõikavad. Üli selles suhtes fine. Ta ei ole halb, ma ei pane teda ära. Ta ei ole minu jaoks nagu otsene vetsupaus ka. Tegelikult võib-olla ikka on. Aga ta ei ole halb. See oli Victoria, Bulgaaria. Victoria on artistina hästi Billie Eilishi sarnane. Võin talle ta eelmise aasta lugu lasta. Ta eelmise aasta laul oli üks mu lemmikutest. Hästi võimas laul ja hästi ilus, aga hästi Billie Eilishi vibe. Great, feel my head is taking over me. Ten deja vu's a day. Hästi Billie Eilishi-lik. Nii hea. See aasta Bulgaaria tegi niimoodi, et nad teadsid, et Victoria läheb uuesti ja nad lasid Victorial teha üli mitu laulu, 6 laulu ja siis nende seast valiti see võitja. Hästi paljud fännid ei olnud rahul selle valikuga. Mina nii ei süvenenud sellesse Bulgaaria laulu valimisse, aga mulle see laul meeldib. Üks vahepeal ennustati täiega kõrget kohta, 2 kohta isegi. Praegu ta on kukkunud 6. Ta vastab oma Insta DM-idele kusjuures, hetkel veel vähemalt. Kui te tahate rääkida mõne Eurovisiooni artistiga, kes teile vastab, siis Victoria on üks nendest. TikTok, prieme, juuri, ne mogu više. Queen. Ma armastan seda laulu, see on nii hea. See nende esitus, see live show, ma näitan teile seda. See chick on nii ilus. Vaadake seda live esitust. Ja siis see ei ole veel kõik. Praegu ta laulab inglise keeles. Siin lõpus ta hakkab horvaatia keeles laulma. Jedva dišem TikTok, vrijeme juri, ne mogu više. Oh no, oh no! Jah, Queen! Nii hea! Ma ei ennusta talle võitu, ma ei ennusta talle kõrget kohta. Praegu talle ennustatakse 21. kohta. Mina ka ei paneks teda nagu kõrgele, aga ta on nii vibe raadio pop laul. Ta on mu playlistides olemas. Mulle nii meeldib. Jälle üks laul, mis mulle väga meeldib. Küprose viimasel aastal ülihead nagu siuksed poplood. Aga ma näitan teile, mis selle Küprose laulu juures väga halb on. Esiteks, selle muusikavideoga. Algselt, kui see muusikavideo välja tuli, sa pidid mingi X lehele minema, et seda muusikavideot näha. Ja siis seal oli mingi kuradi Head & Shoulders reklaam vahel. Väga halvasti integreeritud Head & Shoulders reklaam sinna muusikavideole vahele. Ja siis seal oli mingi küünelaki reklaam. Igal juhul nagu väga-väga imelik süsteem. Need reklaamid on ikka veel siin videos olemas. Sa lähed Eurovisioonile sellega ja sa teed nii obvious reklaami sinna vahele. Okei, literaali nagu ainuke reaktsioon, mis mul selle laulu kohta on. Kõik selle juures on nii basic, nii mõttetu. Ma isegi ei hakka nagu mõtlema midagi välja, mida öelda, täiesti mõttetu laul. Ja kui ma seda laulu kuulen, seda nime näen, mul lihtsalt hakkab paha ja kurb ja ma ei soovi, ma lihtsalt ei soovi. Ma olen siiamaani nii pettunud eestlastest, et me saatsime Jüri Pootsmani asemel Uku Suviste. Eestile ennustatakse tagantpoolt 3. kohta. Liigume edasi. Soome ja Eesti rollid on vahetunud. Tavaliselt Soome on see, kes ei saa Eurovisiooniga hakkama, kes saadab täiesti mõttetud laulud Eurovisioonile. Ja see aasta Soome saatis nii hea laulu. Kui Blind Channeli Dark Side laul välja tuli, ma olin obsessed sellega.
see oli esimese vist äkki mingi 3-4 päevaga, kui see laul välja tuli. Mu Spotify kõige kuulatam laul läbi aegade. Armastan, see on nii hea. Nii fucking hea, täiesti minge pekki, see on nii hea laul. Mul on nii hea meel, et Soome lõpuks saatis mõne hea normaalse laulu üle pika aja. Soomele ennustatakse hetkel 11. kohta. Ainuke nagu asi, mis mulle selle laulu ja vibe juures ei meeldi, on see, et need poisid sellest bändist on väga ära tõusnud. Nad on hästi ennast täis, hästi egoistlikud läbi selle, et nad võitsid selle. Nad ei ole üldse humble ja mulle ei istu selline pask üldse. Mulle ei istu see, kui inimesed ära tõusevad, endast liiga palju arvama hakkavad. Aga laul ise. Prantsusmaa laul on hästi kriitikute laul. Minu jaoks on ta täiesti mitte midagi ütlev. Ma küll olen siin self-claimed muusikakriitik, aga minu jaoks see vola laul täiesti igav, täiesti mõttetu. Aga ma ei taha sellest liiga palju rääkida, kuidas mul on suht suva sellest, sest et inimesed lendavad kaela mulle, sest see meeldib hästi paljudele. Kas ta ütles I love my love? Wow, milline lüürika. No see oli... Ma isegi ei oska midagi öelda, reaalselt lihtsalt liigume edasi. What the f... I don't feel hate. I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. I don't feel hate. See on siuke nagu imelik heatuju laul, eks ole, et ta on nagu võitleb siin heade asjade eest, hästi tore, aga siis tuleb plot twist, kui refrään hakkab. Olge valmis. 'Cause I don't feel... Ta on tõesti halb, aga mida rohkem sa seda kuulad, seda rohkem see sulle meeldima hakkab. Kreeka laul on ka üks mu lemmikuid, aga see ei istu miski pärast paljudele. Tal on hästi võimas hääl, ta on ainult 18. See laul on nii kaasahaarav. Ma olen nagu enda Eurovisiooni huviga inimeste ringkonnast suht ainukene, kellele see nii väga meeldib, et teistel on suht suva sellest laulust. Reaalselt nii hea! Inimesed ei saa aru heast muusikast. Islandile ennustati eelmine aasta võitu. Ma võin isegi lasta teile veits eelmise aasta laulu, kui te ei ole kuulnud. Aga selle aasta laul on neil suht nõrk. Teda vist ennustatakse top 10-sse küll. 5. koht. Aga ma ei usu, et ta nii kõrgele saab, sest et see laul ei ole nii hea. Ta eelmise aasta laul oli kordades parem. Refrään tuleb nüüd. Anyways, liigume edasi. Mulle see laul meeldib, aga ta ei ole mitte midagi erilist jällegist. Ma loodan, et ta lavashow poolest teeb midagi huvitavat, aga üleüldiselt see Maps laul on suht nagu Järgmine on Israel. Kuulake kohe. Mida? Tere! Hello, vocalist! Mida? Andke andeks. Ma sono fuori di testa! Ma armastan Itaalia laulu. Itaalia laulust me ei kuule recap-isemud. Itaalia laulu me võtame eraldi ette. Järgmised 3 minutit me fucking lihtsalt kuulame seda Itaalia laulust, et see on nii hea. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango. Ma fucking armastan seda laulu kogu oma südamest, see on mu lemmiklaul praegu. Gira, signore e signori, fuori gli altri, ti conviene toccarti i coglioni. I am in love with her. In love. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
saate aru, et ma kuulan seda laulu igapäevaselt ja ma olen ikka vaimustuses. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio e non c'è... Ma võiksin liikuda edasi nende lauludega, aga ma ei taha. Minu pärast skipige edasi, meie siin hea maitsega inimesed, kuulame selle laulu lõpuni. Nii Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria, parla. Nad on kõik nii fucking ilusad selles bändis ja nad on kõik minu vanused. Nad näevad sellised välja, nad on minu vanused. Mida mina teen? Reageerin nendele oma kodus. No tere! Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. City ja fucking Pony. Kahjuks me peame nüüd edasi liikuma ja teisi laule ka kuulama. Ja mind ei koti, et me just kuulasime terve fucking laulu ära. Mul on jumala suva, ma armastan seda laulu ja see on minu video. Ja kui mina tahan teile Itaalia lugu lasta, siis mina lasen teile Itaalia lugu. Siin videos on kõik, mille eest ma seisan. Lihtsalt see laul on nagu suht Leedu lagu see aasta. Ülihea, üks lemmikutest. Ennustatakse ka suht head kohta. 8. hetkel, vahel ta oli kõrgemal. See on siuke tantsuliigutus, kui sa teed näppudega niimoodi. Mul on täiega hoian pöidlad neile. Järgmisena meil on Malta. Maltat ennustatakse võitjaks hetkel. Ma lasen teile terve selle klipi ära, mis siin on, et te teaksite nagu võimalikult palju sellest laulust, millele ennustatakse võitu. Ja siis jagame mõtteid. See laul on 18. Queen. See laul on hea, selle laulu sõnum on hea, aga minu jaoks ta ei ole võidu material. Minu jaoks on see aasta palju paremaid ja potentsiaalsemaid võitjaid kui see. See laul räägib kõigest, mille eest ma seisan jällegist. Ta on minu jaoks võib-olla lihtsalt liiga basic pop laul, et eurokat võita. Selle sõnum, selle vibe, selle kõik on hästi toi sarnane ja meil juba võitis üks toi. Beat on ülihea. Ma ei tea, mis siin videos toimus. Ja ma ei ole seda laulu varem kuulnud. Ma loodan, et neid jäätiseid lavale ei tule. Fingers very crossed. See on see Disney laul. See on mingi Disney muusikali laul reaalselt. See laul oleks fucking Lion Kingis. Väga võimas, aga ta on nii lampsi ja ma vaataks Frozenit ja mingi Elsa hakkab laulma seda laulu. Ok, nice. Ma armastan Norra laulu. Tix Fallen Angel. Mwah! Mulle meeldib selle norrakeelne versioon rohkem too. Ma lasen teile norrakeelset versiooni. Ta osales algselt Melodi Grand Prixil, mis on siis nagu Norra laulu valimine. Aga finaalis ta vahetas ära laulis inglesekeelset. Ma näitasin seda nii pikalt, et flexida sellega, et ma oskan neid norrakeelseid sõnu siin kaasa laulda. Jah, ma olen international ja ma täiega tahaks, et eurokal laulaks seda norra keeles. Et oleks nagu seda mitmekülgsust rohkem. Eriti arvestades, et meil on niikuinii ainult 39 laulu see aasta. Võiks olla norra keeles. Samas ma saan aru, et nagu üldsusele see pigem läheb peale, kui see on inglise keeles. Aga mulle endale istub norrakeelne versioon rohkem. Jälle mingi kohatäit ja mul ei ole mitte ühtegi emotsiooni selle kohta reaalselt.
Portugal, samuti kohatäitja. Don't really care about the song. Järgmine. Mulle meeldib see laul väga. See on fännide üks lemmikuid. Ma tean, et Euroopa gruppides seda laulu kiidetakse kogu aeg. Mu arust ta nüüd nii hea ka ei ole, aga ta meeldib mulle tõesti. Sõnum on ülitore, ülihea. See Venemaa laul on mashup mitmest erinevast žanrist. Sa arvad, et sa tead, kuhu see laul läheb, aga sa ei tea. Ja siis, kui sa arvad, et okei, nüüd sa said aru, siis see jälle muutub. See on nii lahe laul, mulle nii meeldib see. Queen, absolute queen. Saate aru, et San Marinol on reaalselt Floridaga see aasta laul. Floridaga, selle sama vennaga, kes tegi Right Round laulu. Ja näiteks selle laulu. Yeah. See sama vend on Eurovisioonil see aasta. Okei, tegelikult me ei tea veel, kas Florida tuleb Eurokale ka, kas ta nagu laivis on. Ma loodan, et on. Nii cool! Literaali nagu ei tekita mus mitte mingeid emotsioone. See on ka aamen. Hästi võimas laulja, hästi tugeva häälega ja tõesti nagu eepiline. Aga jällegist, miskil põhjusel see ei tekita mus mitte mingit emotsiooni, see ei pane mind tahtma seda edasi kuulata. Ta lihtsalt on. Kuigi ta on nii võimas, siis ta ikkagi lihtsalt on mu jaoks. Ilus mees, nii ilus mees. Hästi ilus laul, hästi ilus poiss. Aga jällegist, mul on nagu suht suva sellest laulust. Aga järgmine. Million voices calling out in the rain. Me kuuleme Tussast terve versiooni. Ma jälgisin see aasta väga pingsalt Rootsi eurolaulu valimist. See oli mu kindel lemmik. Ma armastan seda laulu nii väga. See juba algab nii ilusti ja seal taga nagu käib korra valgus nendele taustatantsijatele. Nii lahe! Jaa! See on võitja, see on võitja, see on võitja, see on võitja. Peab olema selle aasta võitja. Ja teda me nüüd kuulame ka rohkem kui see 10 sekundit, mis seal videos oli. Kuulake, see algab juba ilusti. Sa oled nagu, et okei, et mis siit tuleb, kas midagi tuleb. Et pointini jõuda, ma nüüd kerin natuke edasi. Olge valmis. Võitja. Ma ei aktsepteeri mitte ühegi teise riigi võitu, välja arvatud Itaalia võib-olla on ja. Šveits on minu jaoks selle aasta võitja. Väärib seda nii palju rohkem kui kõik teised riigid. Kõik selle juures on nii hea, nii viimaseni lihvitud. Mul ei ole kahtluski, et kas ta nende nootidega laivis hakkama saab, sest et ta saab. Ta on nii tugev laulja. Ta on nii hea selles, mis ta teeb. See laul on nii fucking hea. Ja see laul peab võitma. Peab. Meeldib, et see laul toob täiega mitmekülgsust siia showsse, kultuuri, kõike seda toob juurde hästi tore. Lauluna ta mulle nagu korda ei lähe, aga see, et ta seal on, mulle väga meeldib ja väga sobib. Kui
ma seda esimest korda kuulsin seda laulu, siis see absoluutselt ei istunud mulle, minu arust see beat seal taga väga hea, aga see kombinatsioon mulle ei meeldinud, aga nad revampisid seda laulu ja mulle see uuem versioon meeldib täiega. Ma tean, et paljudele meeldib esimene versioon rohkem, aga mulle meeldib uuem versioon rohkem. Väga lahe laul, Prolli finaali ei saa, aga ta on ülilahe. Klassik Inglismaa lugu, millega nad mitte kuskile ei jõua, jäävad sinna kuskile lõppu bottomisse. Ta on nii raadiopop ja nii basic, et... saigi läbi või? Olgu tolgu! No mis me siis arvame sellest kõigest? Minu jaoks on see aasta Eurokas selles mõttes hästi tugev aasta, et mul ei ole kunagi olnud nii palju lemmikuid, kui mul on see aasta. Ma olen väga elevil Eurovisiooni pärast. Mul on nii hea meel, et see aasta toimub. This is the shit that makes me so fucking happy. Nii tore, ma armastan Eurovisiooni. See süda on Eurovisiooni logo ümber, mitte mu rinna. Andke mulle please all kommentaarides teada, milline teie lemmik on. Näeme järgmises videos. Vaadake kindlasti Eurovisiooni 18., 20. ja 22. mai. Aitäh, et olete. Aitäh, et vaatate. Tšau, pakka.